Meie Ära karda podcasti teises episoodis on külas sisulooja Henri Karpov. Henri on pärit Tartust, Ülenurmelt. Ta on 24-aastane ja nii noorelt on ta saanud juba 4 Playnupu auhinda, võitnud Baltic Brands auhinna kui mõjuvõimsaim YouTuber ning tal on olnud lausa ka täiesti oma show Kanal 2. Lisaks on ta olnud ka õhtujuht My Hits Awardsil. Henri firmaroaks on juustusaiad ja kohvi meeldib talle juua leigelt, mitte kuumalt. Me kutsusime sind endale tegelikult külla sellepärast, et meie arvates oled just sina õige inimene rääkima sellest, kuidas kriitikaga toime tulla. Ja kindlasti oled sa noortele eeskujuks ka selle poolest, et sa oled nii noorelt juba nii edukas. Tere, Henri! Kuidas sul läheb? Tere, vau, siukseid asju teate, nii põnev. Mul läheb väga hästi, naudin suve, kuigi suvi on töiselt alanud, aga ma kaifin seda loodust ja looduses olemist väga. Kas sul on ka teine suvi sel aastal? See aasta on tõesti üks töisemaid suvesid, mis mul olnud on, et peale lõpetamist ja muidugi, et enda õde lõpetab sõbrad, kes iganes vaata tuttavad, et see juunikuu on, ütleme nii, et täitsa pekkis, et meil piirangud kadusid ära, maailm läks lahti, kõik hakkas pihta, et algul, ma arvan, meie kõigi jaoks oli see veits teistmoodi harjumatu, et ma olen väga õnnelik, et elu käib jälle. Ja. Super. Me oleme siin loomas tegelikult ka sellist traditsiooni, et iga külalisega me mängime kaardimängu. Mäng on siis Ütle nüüd. Ja käib niimoodi, et võtame sealt ühe kaardi ühest pakist, kus on siis peal teema ja teisest pakist võtame kaardi, kus on peal täht. Ja selle tähega tuleb siis öelda sõna selle teema kohta. Okei, davai, sain aru, üritan. Oled sa valmis? Ma olen valmis rokkima. Ja see on kiiruse peale, kes esimesena ütleb nii öelda, siis saab selle kaardi endale. Okei, nii. Esimene teema on siis mööbliese ja let's go. Tugitool. Kurat sama. Jah. Nii, siis on piimatoode. A-tähega. Almapiim, ei, see ei lähe enam. No tegelikult almapiim võib ära lugeda ikka, sest ega ei tulegi. Kas sa poest almapiima võtsid? Jah, täpselt. Kasuta lauses. Nüüd on poliitik. Oi. Kaja Kallas. See tuli eriti kiiresti. Jah. Ma hakkasin mõtlema, et kas need ministrid, kes on töös või olid või? Õppeaine. Zooloogia või? Ei, see on N-täht. Kas sellist õppeainet üldse eksisteerib N-tähega või? Näitlemine, aga see ei ole õppeaine. Näitering. Näitering. Aga las ta saab punkti. See on aus tõts näitlemine. Ma tuletasin. Nüüd on lill. Davai. Kas inglise keeles võib öelda või? Ei, teeme eesti keeles, eesti mäng. Kohe näha, palju me lilladest teame. E-tähega ei ole ju väga. Issand, E. Võtame uue tähe. Võtame uue tähe. Davai. Karikakar. Kaktus. Kaktus vasti, okei, on lill, siis sobib. Viimase punkti sain mina. Jaa, hea töö. Aga Henri, räägi, kuidas sa tavaliselt ise ennast kirjeldad, kui inimesed küsivad, et millega sa tegeled? Mis sinu elukutse on? Seda on lemmikküsimus. Mulle väga meeldis, et sa ütlesid sisulooja enne. Et see on parem kui need suunamudijad ja influencerid ja mis iganes on ju. Jah, ma ütlengi tavaliselt, et ma tegelen sisuloomega erinevatel platvormidel. Ma olen ka teiste jaoks sisu loonud ja ma ei tea, et ma olen nüüd 6 aastat vist tegutsenud YouTube'is, et kus kõik alguse sai nii-öelda videoid lõin ja siis peale seda Instagram, nüüd siis TikTok on ju. Ja olen ettevõtja, mis käib kogu selle juurde, enda bränd nii-öelda selle haldamine ja koostööd ja kõik need ja ma ei teagi, millega ma tegelen.
mul on nagu, kõik on nii lipa-lapa mu elu, et ma olen see vend, kes, mu emale ei meeldi see, et noh, et ma ei ela raamides nii-öelda, et mul ei ole nagu, et mis järgmine kuu on või midagi, et nagu midagi kindlat ei ole, et selles suhtes. Praegu ehitan korterit, et see on ka üks asi, ma mõtlen veel, millega ma tegelen. Jah, ma ei tea, siin-seal teen asju. Üks päev korraga. Augustis olen Haukalaadal üle mitme aasta, saan jälle Alekokki telgal õlut müüa. et see on selline ka, kui me räägime töödest või niimoodi, et selline traditsioon või niimoodi, et jah. Okay. Ja kuidas sinu karjäär alguse sai? Sest tegelikult sa ju ei alustanud päris YouTube'ist enda karjääri. Ei alustanud, nii huvitav, et sa tead seda. Jah, ma alustasin nagu sotsiaalmeediaga üleüldse oli võib-olla jah, seal Twitteris ja siis sealt edasi oli too hetk oli analoogne TikTok eelkäija oli Vine, kus olid siis 7-sekundilised lühivideod, need, kes mäletavad muidugi, et puhaku rahus Vine. Ja siis seal ma hakkasingi tegema ja issand, ma olin ühel hetkel vist top 3 Eesti Vinerite seas või midagi sellist, et seal, mis pähe tuli, katsetasin, proovisin, et noh, nagu TikTokis, et põhimõtteliselt, aga hästi kiiresti pidid info edasi andma ja siis sealt edasi läkski, mõtlesin, et davai, et tahaks proovida, et kuidas läheb pikemas variandis YouTube'is. Äge. Aga kust see julgus tuli, sest ma tean ka seda, et sa oled maininud, et sa tegelikult oled introvert. Ma pigem kalduksin sinna poole jah, et mulle väga meeldib inimestega koos aega veeta. Ma ei tea, kas ma olen keskel siis, et mulle väga meeldib inimestega koos aega veeta, sõpradega, perega, aga samas ma väga naudin ka omaette aega. Et võib-olla ma olen õppinud seda, et ikkagi jah, ma olin nooremana olin natukene vaiksem võib-olla, et see võib-olla tingitud ka sellest, et mul olid hästi etteulatuvad hambad ja siis ühel hetkel bracketid ja siis seda nagu julgust millegi pärast võib-olla ei olnud. Aga no ikkagi see on nii totter, aga minu jaoks oli ikkagi see, milles kõik alguse sai, oli 9. klassi jõulupidu, kus siis oli see, et ma mõtlesin, et davai, et ma tõenäoliselt lähen siit Ülenurme gümnaasium, maakool nii-öelda, et ma lähen siit ära, et davai, let's go all out, vaata, et mugavustsoonist välja. Ja siis oli jõulupidu ja siis oli Selena Gomez, oli meil vaja teha ja siis ma olin Selena Gomez muidugi. Ja see ei olnud siuke nagu mingi lihtsas variandis, meil oli koreo, meil olid erinevad etteast või nagu selles ühes kavas nagu ja ma raseerisin isegi oma jalakarvad ära selle jaoks ja ma olin committed nagu selles suhtes ja see oli see, kus ma olin lava peal ja siis see rahvas, kes karjus, ma tundsin nagu mida pekki, et nii lahe vaata, et nagu täiesti mugavustsoonist väljas ja siis läksingi linna kooli õppima, siis oligi 10. klass läks, nii siuke huvitav, nagu ikka on siuke tutvumised, peod ja asjad ja siis oli hästi inspireeriv eesti keele õpetaja mul, kes oligi, et peale eesti keele ja kirjanduse tundide ajal õpetas ka meile nagu elulisi tarkusi või ta oli ka nooremapoolsem, nüüd on temast saanud tolle kooli direktor ja siis ta on siuke power woman, et ta ütleski, et jaa, et elu hakkab sealt, kus mugavustsoon lõpeb ja kõik need laused on ju ja need jäid mulle külge ja ma mõtlesin, ma proovin YouTube'i teha, et mis mul kaotada on. Et jah, vanematele küll ei öelnud seda, sest oli piinlik ikkagi ja aga sealt see alguse sai. Et ma kogu aeg tundsin, et ma pean ennast nagu suruma, et kui ma tahan midagi teha ja ikkagi tol ajal ma vaatasin hästi palju TED-talke või meil gümnaasiumiski tundides vaatasime, et need olid väga abiks ja ma kuulasin elus esimest korda võib-olla. Okay. Ja see on minu arust hästi oluline, et sa kogu aeg nagu surud ise ennast edasi, et isegi keegi teine võib-olla ei toeta sind alati, et siis sa ise nagu pushid ennast, sest nagu sa ütlesid, siis minu arust ka juhtuvad nagu ägedad asjad siis, kui sa mugavustsoonist välja tuled. Ma arvan, et muidu me keegi ei oleks täna siin, kus me hetkel oleme. Ja, aga sa ütlesid, et sa vanematele ei rääkinud, aga kui nad lõpuks siis teada said, siis kuidas nad reageerisid? No oligi see, et mingi stigma või ikkagi nagu välismaa YouTubereid mingi aegade algust saadik vaatanud ja siis seal on nagu see, et et ei julgenud või et pandi pahaks või perekond vaatab imelikult, siis ma arvasin, et äkki meil ka, aga ma ei tea, kas meil Eestis oli lood teistmoodi või keegi teadnud väga sellest midagi, aga kõik olid nii toetavad, kõik sugulased, sõbrad. Ma sain paralleelklassikaaslastelt nagu vahetundides kõndides sain tagasisidet umbes õpetajad elasid kaasa, et see oli nagu mingi ulme, mis toimus, et mulle hästi õpilassõbralik see gümnaasium nagu, et kes maalis, kes luuletas, et kõik said teha, mis nad soovisid. Et selles suhtes, kriitikat oli ikka, aga see oli siuke anonüümne YouTube'i kommentaarides, aga nagu kõik inimesed, keda ma päris elus nägin, et need olid nagu andsid tagasisidet ja konstruktiivsed. Et jah.
aga kui sa nüüd näiteks tänaval liigud sõpradega ja tuleb keegi tahab pilti, siis kas sõbrad tunnevad ka natuke end eriliselt või teistmoodi? Eriliselt ma ei usu. Pigem on see, et mul on endal nagu piinlik nende ees, sest et nad on see, et ma näen, nad tavaliselt kommenteerivad, nad panevad mulle puid alla. Et kõrval kommenteerivad või mis iganes vaata. Et see on alati hästi humoorikas mingis mõttes, et mina ei tea, sõbrad on võtnud ikkagi nagu, ma ei tea, kas see on mingi Tartu teema või värk, et noh, ma olen kuulnud mu kolleegidelt nii-öelda, kes on Tallinnas, on ju, et tol ajal oli ka, et kõik YouTuberid, need sotsiaalmeedia sisuloojad olid kõik nagu ikkagi see põhja poolt, ma olin see lõuna pool. Et ma kasvasin hoopis teistmoodi seal nii-öelda sellega YouTube'i asjadega üles ja kuidagi hoopis teine oli see, et ei olnud nagu mingi fake sõpru või sõbrad, kes roniksid lähedale, et klauti saada nii-öelda, et või noh, ütleme populaarsust või midagi, sest et see ei olnud ka minu eesmärk algusest peale. Ma never nagu ei arvanudki, et asi läheb nii kaugele, mõtlesin, ma lihtsalt proovin ja seda tuntust nagu muidugi mitte. Siiamaani on see, kui inimene vaatab mind tänaval või kõnnin mööda ja ta vaatab otsa mulle pikalt, siis ma mõtlen see, et kas mul midagi näos või mis vaatab. Et see on ikkagi siuke nagu ikkagi ebamugav natukene vaata. Ma ei ole nagu üldse harjunud sellega, et mulle meeldis jah, see sisuloome ja see eneseväljendus ja emotsioonide, inimestes emotsioonide tekitamine ja aga jah, sõbrad on mul siiamaani kõik samad ja on juurde tekkinud ikkagi jah. Kas tullakse muidu palju niimoodi tänava pealt pilti küsima? Tead, sellega on nii naljaks see, et mul ei ole ju sihtgruppi kunagi olnud. Ma olen lihtsalt teinud, et ma ei ole, et kas teen nagu noortematele või vanematele või no mis sorti on. Ma olen nagu kõik, kes tahavad vaadata, on ju. Ja siis ongi see, et ütleme, kui ma mõtlen praegu tantsija olen nagu rahvatantsu, et tantsupeod on ju, seal on hästi palju neid noori, kes tulevad siis on ju ja või teinekord on mingid laadad on ju, aga samas kui ma lähen õhtul välja sõpradega, ütleme, kui inimesed on midagi pruukinud, siis on see, et siis kaovad piirid, siis on särki-värki, mis iganes ja pluss mul on ju see, et kuna mul oli see teleteema ka, siis on nagu igast vanusegrupist, et oi, ma olen enda trepikojas, olen pensionäride lemmik, ta ei kujuta ettegi, ma saan niimoodi komplimente, siis nad on, oi, ma ikka vaatan, mingid saated vist kuskil siiamaani, mingi duo kuskil kanalis jooksevad, et oi, ma saan mingi niimoodi, et see on nagu, kõik on nii vahva siuke kooslus, et vahel ikka jah, Väga äge. Sa ütlesid oma esimeses YouTube'i videos, mida sa siis tegid 11. klassi keskel, kui ma nüüd ei eksi? See oli 2016. Jah, kui ma läksin 10-ndast 11. suvel võib-olla. Okay. Sa ütlesid seal, et sa oled hästi pikalt mõelnud selle peale, et YouTube'iga võiks alustada, aga et sa nüüd siis nagu võtsid ennast kokku, et mis see nagu trigger või see nagu lüke oli, et miks sa seda YouTube'i hakkasid tegema üldse? Ma mäletan seda, et nagu ikka, kui sa vaatad teisi nii-öelda tegijaid, siis tekivad ikkagi enda ideed või nagu, et võib-olla, ma teeksin seda ise nagu võib-olla teistmoodi. No paljud sõbrad on see, et tahaks ka YouTube'iga alustada, et endal on nii palju ideid ja et kuidas mida teha, aga ei julge vaata, karetatakse kriitikat. Ja ma vist tundsin ikkagi turvaliselt ennast, sest et ma teadsin, mul on nagu peresõbrad ümber ringi ikkagi mingil määral võib-olla, et mul oli see backup plan ka või ma ei tea, et need inspireerivad inimesed ja ma olin kuidagi hästi motiveeritud tol hetkel, et pidevalt tegema, ma ei tea, ma olin Startup Day Tartu see, kes teab, on ju see ettevõtete konverents mega üritus. Ma olin seal videotiimis ja nagu ma panin ennast nagu kogu aeg välja ja siis mõtlesingi, et davai, teen ära, haipisin ennast üles ja ma ei oska öelda, see tuli kuskilt sees poolt. Ma ei tea, mis see nagu totaalne trigger oli, aga jah, tahtsin teha, et seal oligi nagu sillutatud tee nagu nende vainide ja teiste sotsiaalmeediakanalite puhul, et proovin. Okay. Aga oled sa ise enda jaoks mingisuguse nagu sihi paika pannud ka, et kuhu sa sellega jõuda tahad või lihtsalt ongi see, et sa teed seda ise endale ja vaatad pigem, kus see tee viib? Mul võiks olla siht. Mul ei ole algusest peale mingit sihti olnud. Ma olen lihtsalt teinud, mäletan, kui see 500 esimest inimest subscriberit täitus. Ma olin, what? See on terve koolimaja teisi inimesi, ma ei kujuta ettegi vaata, et nii paljud vaatavad. Ja nüüdseks on neid subscribereid on aastate jooksul tulnud, need vaatamised kõiguvad ja mis iganes on ju, et aga nüüd on 50 000 midagi on ju. Et
seda sihti ei olnud, mu sisu on ajas muutunud. Ma alustasin algul ju mingi a la sketšidega. Tänapäeval enam sketše ei tee. Ja siis tuli vlogid ja siis ma kaasasin pere. See oli kogu aeg nagu selline seiklus, millel on. Sellepärast, et mingis mõttes kogu see YouTube'i teema avas väga palju uksi mujal minu jaoks. Et see oligi see, et ühel hetkel ma avastasingi, et et mul tekib nii palju võimalusi sellega, et ma ikkagi nagu jätkan ja ma ütlesin ka väga paljudele võimalustele ära, sest et mul oli ka usku sellesse. Aga samas ma olin teiselt poolt ka sellega, nagu olin nagu kokkuleppe teinud või nagu rahu teinud, et see võib iga hetk ära kaduda. Et sest sotsiaalmeedia on selline, et ühel hetkel et teisel hetkel ei ole. Et jah, ma ei tea, et mul on ikkagi see, et ma üritan areneda pidevalt, et nagu monteerimisstiil on juba see, et sa pead kogu aeg nagu uuesti leiutama ennast, et sa ei saa jääda vanasse kinni, et praegu on see, kus ma panen monteerimisele niimoodi, et alguses oli niimoodi, tund aega, 2 tundi video valmis. Nüüd on 2 päeva, 3 isegi, et nagu mul võtab aega, et see, et nagu, et sa pead nagu mingid zoomid, efektid ja värki, aga mitte liiga palju ja samas võiks olla ka naljakad, siis ongi see, et nagu nii palju asju on, siis sa kogu aeg ise õpid vaata. Et jah, siht on, mul on siuksed lühikesemad sihid elus, et praegu on see, et korter valmis saada ja ma ei tea, et Vahemere äärde võib-olla maja osta tulevikus, see on suurem siht, kuhu Eesti talve eest, need koledamad kuud, et nagu põgeneda, et ma ei tea, ma leiutan, sest et need viimased aastad tõmbasid kõigel nagu sihtidele ja asjadele natukene pausi veto peale vaata, et siin ongi nagu sisseharjumine hetkel veel. Jah. Sa mainisid ise ka, et sa kaasad oma perekonda oma loomes hästi palju. Kas see pigem tuli orgaaniliselt või kuidagi sa planeerisid seda rohkem nagu sisse ka? Alguses ma tegin vist õdedega videoid. Ja alguses oli mul need sketšitüüpi, kus maha istusin, ma kirjutasin videod välja endale. Ma tegin kuradi tekstid, asjad, särgid, värgid, et kuidas ja nüüd ja alguses, kuna mu õed olid nii noored, siis on Elerin oli mingi imik, kõige noorem õde. Ja siis oli Grete, kes oli veits vanem, totaalne tiinekas. Ta on vist nüüd sama vana kui Elerin. Elerin on nüüd sama vana kui Grete siis, kui me alustasime vist. Ja ma olen nii kaua teinud, issand jumal. Ja siis oligi see, et inimestele ikkagi nagu meeldis, pakkus pinget, sest mingi video oli algul see, et kus me nagu teesklesimegi see, et meil on nagu mingi beef, vaata, et nagu, et me kiusame üksteist nii-öelda ja siis lõpus lõppes sellega, kus me lähme video lõpus läksime tülli ja Grete võttis klaasi ja viskas selle vastu ust katki. Mina viskasin vastu ust katki selle vist ja midagi nagu ülepaisutatult. Ja kõige naljakam on see, et päris, ma ei tea, me olime vist nii näitlejameisterlikud, et inimesed ei uskuma. Marti, mu hea sõber Marti Hallik, sotsiaalmeedias videolooja, arvas mitu aastat, et ma ei salli oma õdesid, kuigi tegelikult see vastupidine. Et meil oligi see, et järgmine hetk oli siis ka ema ja siis isa ja kõige naljakam oligi see, et isa andis ka nagu hullult, et sa võiksid seda teha, sa võiksid toda teha. Ja siis see oli väga ootamatu siiamaani ja näiteks see, et mu pere vaatab, ema enamasti vaatab kõik mu videod enne üle, kui ma need üles panen. Et saan nagu tagasisidet ja kõik oli ikkagi väga orgaaniline, nagu uskumatult orgaaniline. Et sobisid ja kuna eestlastele kohaselt on ju see, et tekib see, kui kaamera pannakse sinu peale, siis on see aga mul olid siuksed väiksed pisikesed kompaktkaamerad alati. Siiamaani on see, et kui ma räägin sinuga näiteks niimoodi, et ma hoian seda kaamerat siin allpool, see on väike, siis sa ehmata ära, me saame tavavestlust pidada. Selle tõttu on muidugi mu video see filmimiskvaliteet kannatanud, et see kaamera käib edasi-tagasi, mis iganes pilt ei ole stabiilne, aga ma olen avastanud seda, et inimesi ei huvita see nii väga. Et pigem on see, et mis sa räägid, mis see olukord on ja värki, et jah. Minu arust see on nii äge, et selles mõttes, kui neid videosid vaadata, siis kuidagi need õed toovad seda nagu energiat nii ägedalt sinna sisse. Minu arust väga, väga lahe. On küll. Aga mis emotsioonid sul olid, kui sa neid esimesi videosid tegid, kas sa kartsid ka, et mis sealt siis nüüd nagu tulla võib, sest et sotsiaalmeedia ju on, nagu ta on? Jaa, ma olin nagu valmis mingis mõttes, sest et enne seda ma olin nagu Twitteriga üles kasvanud ja seal oli ka sellist, ütleme, et üksteisele võib-olla, mitte võib-olla, vaid oligi nagu halvasti ütlemist ja internetis ja ma ei tea, mis meil olid mingid teised orkutid ja asjad. Ask FM oli ka kunagi. Ask FM, jah, see oli ka üks põhilisi. Ja siis oligi see, et YouTube'iga
tuli ikka neid jah, et kui mul läks see esimene, ma tegutsesin nagu vaikselt tõusis see, ei olnud nagu midagi hullu ja siis oli mul see üks video, kus ma reageerisin Maria Rannavälja videotele ja too läks niimoodi, sellest nagu algaski mingis mõttes kõik tänu Mariale, ma võiksin öelda isegi, et siis oli see, kui nagu suurem üldsus nägi seda ja noh, ja siis hakkas neid negatiivseid kommentaare ka tulema, aga siis oligi see, et nagu mida teha ja kuidas nagu ma mõtlesin enda jaoks välja selle, et kui mul on halb päev, nagu mingi tohutult halb päev, oled tujust ära, midagi on halvasti läinud, siis on teinekord see, et ma olen avastanud, et võib-olla ma peegeldan seda oma lähedaste peale või no ikka, no mitte küll nagu sõprade võib-olla, või sõprade peale mitte, aga nagu, no ikkagi, nõme on öelda, aga meie vanemad saavad teinekord meie selle poole, eriti tiineka eas vaata selle nõmeda poole. Ja siis ongi see, et lihtsalt oled siukest narki või siuke nagu, mitte nähvad, aga no võib-olla nähvad vaata. Ja siis ma olengi mõelnud seda, et no okei, et võib-olla selle inimesele, kes ütles mulle praegu nii halvasti, et see ei ole isegi, kui me ei räägi konstruktiivsest kriitikast, siis seal on vahe sees, et ta lihtsalt ütleb niimoodi nagu, et tappa ennast ära on ju, või mis iganes on ju, et äkki tal oli halb päev. Et nagu mul on ka halb päev, siis ma võin ka võib-olla halvasti öelda, et ma üritan nagu kaastundlik olla, et sorry, minu kaastunne. Aga no nüüd on asi jõudnud nii kaugele, et ma lihtsalt ütlen, et kõlab nagu isikliku probleemina. Et see on kõik nende aastatega, et läheb väga vähe korda. Muidugi, although ma olen kustutanud ainult neid kommentaare, mis on mul lähedaste kohta olnud, sest et nemad on pannud ennast vabatahtlikult, ütleme, videotesse või avalikkuse ette, et nemad ei vääri seda, ütle minu kohta, aga mitte minu lähedaste. Ja teinekord ongi see, et miks ma algul ka neid ära ei kustutanud, oli see, et nagu mitte nagu häbiposti, aga nagu vaadake, noh, siuke vend kommenteerib, siukest, vaata. Aga konstruktiivset kriitikat on alati lahe saada, sest sellega on see, mida sa saad nagu edasi teha, mida arvesse võtta. Et see on alati oodatav nii-öelda, et ootan. Aga noh, kriitika on kriitika ja et see oli see sotsiaalmeedia kriitika aeg, et sealt edasi, kui see meedia teemad oli, see läks järgmisele tasemele, ütleme nii. Et me jõuame sinna ka natukese aja pärast. Aga kui sa täna mõnele noorele peaksid ütlema, kes samamoodi kahtleb, et alustada siis sisuloome ja üldse sotsiaalmeediaga, mis sa ütleksid talle, et kuidas või kust ta alustama peaks? Mõtlesin, noh, kui me käime nagu, ütleme, YouTuberid kutsutakse rääkima näiteks koolidesse või nii edasi, et hästi inspireerivalt, siis ikkagi on see, et ma olen mõelnud, et tõsiasi ja mingis mõttes kurb asi on see meie armsas Eestis on see, et ma ütleksin, et sa võiksid olla vähemalt 16, Maria Rannaväli on nagu erand, ma ütleksin, vähemalt 16, kui sinu see mina-isiksus on välja kujunenud. Sa tead, kes sa oled, enam-vähem, sa tead enda väärtusi, sa tead enda tugevusi, nõrkusi, et kui keegi kirjutab sulle halvasti, et sa ei hakkaks kahtlema endas nii väga, et see ei mõjutaks sind nii väga, et ongi see, et sa oleksid valmis selleks, mis on nii kurb asi, mida öelda, aga nii see on kahjuks. Et see kriitika on lihtsalt teinekord on täiesti mõistmatult, et inimesed ütlevad asju lihtsalt halvasti ütlemise pärast. Et samas on ka see, et kui sa oled väga motiveeritud, inspireeritud on ju, ja sa ei lase mitte, no me kõik oleme erinevad, et see kriitika taluvus ja kõik see on ka meie kõigi puhul erinev, et siis kui sa ei lase midagi mõjutada, siis nagu go for it, aga samas meil on kõigil, või paljudel meil on TikTok ja seal on nagu see, et aina nooremad ja siis sa loed neid kommentaare ja mõtled, mida pekki, nagu vaene laps. Et see on nagu kurb. Et sul peab, kõik need asjad, mis ma ütlesin põhimõtteliselt, et ole valmis, aga tunne ennast. Ma ei tea. Aga mingid nipid või trikid, et kust nagu näiteks, kust sina inspiratsiooni saad näiteks oma videote jaoks? Oma videote jaoks mina saan... minevikus on erinevatest kohtadest saanud, et kui meil on mingid trendid olnud, vaata minevikus, et mingid challenge'id asjad, siis on see, et ma olen mõelnud, et et tahaks ka teha seda, aga tahaks selle oma võtmesse pöörata, et ma ei tee nagu järgi kedagi, vaid see, et ma lisan mingi oma asja sinna juurde või nagu teen mingi enda moodi. Et näiteks need vlogid, mis ma tegin, need olid ka siuksed 4-5 minutit pikad, ehk päris lühikesed, ma lõikasin kõik õhu välja, see nagu siuke, et nagu läheb, vaata ja et hästi kiiresti sain edasi anda selle, mis ma tahtsin ja oleks meelelaotuslik, et see tuli David Dobrikult, kes on vlogger USA-s ja siuksed lühikesed nii-öelda, sest muidu meil Eestis olid ikkagi siuksed 20-minutilised vlogid,
kus räägitakse, kuhu ma nüüd lähen, särki-värki, et siuke, mina sellist asja ei tahtnud teha ja siis tolle võtsin, sest meie elutempo on kõigil väga kiire, me ei jõua pikalt vaadata midagi, et see lihtsalt on see, mis meile TikTok ja kõik asjad on õpetanud, et siis ma üritasingi seda. Et ma võtangi nagu YouTube'i, mul on mingid ideed, on nagu ikka mingi ideede päevik notesidesse kirjutan, et viimane video, kus me Liinaga tegime, Liina Ariadne, tegime neid, no mingid seda nägude värki, et sa paned see šablooni, et milline on perfektne nägu ja siis tõmbad näiteks minu näo, et nagu nendesse joontesse on, mis tuli täiesti kohutav. Aga, vabandust, idee tuli sellest, et me üks õhtu lihtsalt olime tema juures ja siis ta TikTokis oli vist see trend ja siis davai proovime. Siis mõtlesin, kuule, aga sellest saaks hea video vaata. Et või noh, siuksed mingid päevakajalised teemad, et ma ei tea, ümber ringi. Et minu jaoks on olnud hästi inspireeriv on nagu olnud ikkagi see Lõuna-Eesti. Et kui ma käin vlogidega, mis iganes, me sõpradega pidevalt oleme nagu lennus, nagu, et kuskil looduskohtades või mis iganes, et toda poolt. Sõbrad, Eesti muusika, Eesti kultuur, et ma olen võtnud kõigest nendest nagu snitti. Sest videote lõpus on mul kõik Eesti laulud alati, et siuksed retro Eesti laulud. Siuksed. Meil oli juttu ka kommentaaridest, netikommentaaridest ja kriitikast, aga kui palju näiteks sina oma enda postituse kommentaare loed? Kõik. Me arvame päris paljud sõbrad ikkagi, et arvatakse, et me ei näe võib-olla või et neid on palju, aga enamasti loed kõiki. Et küll võib-olla mitte nagu, kui sinust on uudis tehtud, vaata, noid kommentaare ei tasu lugeda. Aga ikkagi enda postituste all, sest need on nagu need sinu vaatajad, sinu jälgijad on ju, et sa tahad ikkagi arvamust teada ja kuidas meeldis või kuidas ei meeldinud või nagu mis on, et ikka, jah. Aga kumb kriitika või selles suhtes tagasiside rohkem jõudu ja indu annab? Kas see positiivne, mis ütleb, et äge, et ära nagu lõpeta, või see, mis sul nagu sinu tööle tagasisidet annab, et sealt oleks võinud natuke teisiti teha? Ma ei tea, ma arvan, et kui need asjad on nagu balansis, et no, jumal, nagu mul on see, et mul on ikkagi nagu positiivne, et seda konstruktiivset kriitikat nagu saan mõnikord, et ma ei tea, kas siis ei ole midagi väga viga, et ma ei oska öelda, et see on nagu ülikooliski, et kui sa kirjutad meili, et see oleks nagu võileib, on ju, et see on kõigepealt midagi positiivsega alustad, siis keskel on see sink, on ju, et see on siis see, et mingi konstruktiivne, et noh, et oleks võinud niimoodi ja lõpetad ikkagi positiivselt, vaata. Et seda saab ju nii mitut moodi teha. Et ma ei tea, ma ikkagi, ma ei tea, et no, positiivne võib olla ka, et mis talle meeldis seal videos, need ja need kohad on ju, et siis ongi see, et nagu turu-uuring nii-öelda, vaata, et mida järgmises videos teha siis võib-olla. Tihtipeale öeldakse, et sisuloome, et see ei ole ju päris töö ja räägitakse sellest, et see on nii-öelda ajaviide. Kas sa oled kunagi mõelnud nii-öelda siis päris tööle minemisest? Päris tööle minemisest? No ma olen võsa lõikanud, et see oli selline, kus ma olin nagu võsalõikuriga totaalses võsas kuskil suvel juulis 30 kraadiga, et ma olen nagu sellist tööd olen teinud ja siuksed lihtsamad, maasika korjamised, muud asjad, laatadel müümised, et sellised on ikka olnud, aga ütleme, et nagu päris töö, ongi nagu tänapäeval iga aastaga aina muutub, et mis on siis päris töö, vaata. Et inimesed teevad ka kodus tööd on ju, ja mugavustega nagu mingis mõttes, et ei olnud nagu vanasti, et kontoris on ju, et peab. Et ja ma olen ikka mõelnud, et mis minu plaan B oleks ja värki, et mul on ka need, ütleme, pakkumisi olnud. Et ma tean ka seda, et kui see sotsiaalmeedia, see fake töö siis otsa saaks, et mul oleks nagu variandid, et mida edasi teha või et kas ma läheksin edasi näiteks õppima midagi. Et jah, olen mõelnud. Sest et kui me räägime nagu õppimise seisukohalt ja ma olen mõelnud, et mis nagu ideaalsed tööd oleksid või lahedad võib-olla, on see, et ma tahaksin võib-olla minna räpina aianduskooli näiteks õppima, sest mul on taimed alati huvitanud, ma kasutan kodus viinamarju, virsikuid, arbuus ja mis iganes, sest see pakub nagu mingit zen teema minu jaoks. Ja hullult huvitab bioloogia alati, et võib-olla lillepoes kuskil või aiaplaneerija või giid kuskil on just ajalugu ka huvitab mind, et aga samas on see, et praegu on see, et kuna mul on portfoolio tekkinud ja tegelikult sotsiaalmeedia nende kampaaniate, mis iganes, et sa oled selle äri sees olnud, et võib-olla siis kuskil sotsiaalmeedia firmas või ma ei tea, neid võimalusi on nii palju tänapäeval. Et ma ei teagi, milline see päris töö oleks minu jaoks. Aga kui näiteks oletame, et homsest
niimoodi päevapealt lõpeks sotsiaalmeedia ära, et täiesti kadunud kõik, siis mis oleks see näiteks üks töö, kuhu sa niimoodi päevapealt võiksid minna? Kuhu ma päevapealt võiksin minna? Nagu mul peaks pakkumine olemas olema juba praegu vist või? No mitte otseselt, aga selles mõttes, kuhu sa tahaksid siis minna, ütleme nii. Kuhu ma tahaksin siis minna? Kõik kohad on valla. No ongi see, et nagu need tööpakkumised on Tallinnas, aga no ma olen Tartu poiss. Ja Tartus, ma ei teagi. Ma tahaksin väga anda tunde oma gümnaasiumis, mingit valikaineid. Et see tundub praegu, ma olen ka selle kooliga seotud olnud, et meil olid just vilistlas need üritused ja ma tantsin nende rahvatantsurühmas ja seal on minu enda sõbrad on nüüd seal õpetajad. Et see tundub nii lahe töökeskkond, kus töötada Tartu Jaanpuska gümnaasiumis, et see oleks mega vahva, kui seal saaks tunde anda. Issand, ema on õpetaja, tädi on õpetaja, kõik on õpetajad suguvõsast, teate, see on needus, ma ei tea. Et see tundub vahva, et ma ei tea. Sa tegelikult oled ju ülikoolis ka käinud. Käisin. Kas sa õppisid seal? Mina läksin, ma tegin katsed algul Tallinna BFM-i, reklaaminduse imagoloogia, kui ma ei eksi. Ma ei saanud sinna, kuigi aasta pärast kutsuti mind juba rääkima sinna. Ja siis siuke, kuidas lauad on pöördunud. Aga ei, ma läksin siis, ma sain Eesti mingi semioloogia, ei ole siuke sõna. Semiootika on see sõna ainu. Et ma sain sinna sisse, et nagu neid võimalusi ei tegelikult päris palju, aga no ma valisin ikkagi midagi sellist, kus matemaatikat ei oleks, sest mulle ei meeldinud väga matemaatika. Ja ma läksin infokorraldus Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste Instituuti. Infokorraldus oli siis muuseum, arhiivindus, dokumendihaldus ja raamatukogundus. Ja ma läksin siis seda õppima, kusjuures see instituut asub samas majas, kus ma sündisin ja ühel hetkel ma olin samas klassiruumis, kus mu ema mind ilmale tõi, mis oli päris lahe või veider. Aga jah, ma käisin seal aasta aega, päris põnev oli näha selliseid nagu raamatukogundust, et seal on mingi eetika, koodeks nagu töötajatel ja arhiivindus ja kõik need arhiivid ja muuseum, muuseum oli see, mis kõige rohkem huvitas tegelikult, aga ikkagi ma tundsin ühel hetkel, et see nagu ei ole minu teema. Et see oli nagu lahe alati on see, et isegi kui see asi ei sobi, et sa saad teada selle mitte ebameeldiva asja käigus, aga selle käigus saadki teada, mis sulle päriselt võib-olla meeldib, sest oligi see, et ma otsustasin, et ei, mulle ei sobi see, ma langetasin elus põhimõtteliselt esimest korda nagu iseenda tehtud otsuse, et ei olnud nagu vanemate poolt survestatud või suunatud, et mu emale üldse ei meeldinud see otsus. Võtsin vaba aasta ja asutasingi oma ettevõtte ja siis sügisel oli see My Hits Awards, sest mul oli nagu usku sellesse, mida ma teen, et see YouTube'i teema ja ikkagi see kool võits, häiris. Et jah, ja sealt läkski kõik ja see usk tasus ära ja võtsin riski ja ma olen päris õnnelik. Et jah, ja kõige lihtsalt veider on see, et ma läksin sinna, ma harjutasin kodus, et selle, kes meil on seal instituudis, on see peanaine, kes oli, kelle juurde sa lähed, et paberid välja võtta või see, et vaba aastat võtta. Ja siis ma mäletan, et ma läksin sinna ja hullult nagu, et kui ebameeldi teema, ei taha vaata üldse, et harjutad kodus kõnet ja lähed ja seal oli see naisterahvas ja siis lähen sinna, teate, selline olukord, särki-värki ja et tunnen, et ma tahan niimoodi ja siis poole jutu pealt sõidab sisse. Tead, mulle väga meeldis see viimane Instagrami pilt, mis sa panid seal. See pealkiri oli nii naljakas, ma ikka naersin seal kraavist, püüad kala. Ja see oli täpselt siuke nagu office, et sa jääd lihtsalt nagu otsid seda kaamerat, kuhu vaadata, vaata, et what? Et see oli hästi vahva kogemus, et seal ka olid nagu väga kaasaelajad inimesed ja siuke tartulikult, et jah, et sealt sai minema mindud ja siiamaani. Aga ei olnud siukest nagu hirmu, et meil on ju siuke traditsiooniline järjekord on niimoodi, et põhikool, gümnaasium, ülikool ja palgatöö ja siis pension, eks ole. Et kas ei olnud siukest nagu hirmu, et mis siis, kui mul ei tule välja, et mis siis saab? Ma olin vist liiga naiivne. Ma arvan, sest et ma tundsin, et maailm on valla, et nagu
et sa saadki tänapäeval kõike õppida, kõike teha juba nagu sotsiaalmeediast, YouTube'iski õppides saad nagu igast, noh, meil on erinevad kohad, kus koolitusigi võtta või no mida iganes teha. Et sul on nii palju inspireerivaid lugusid ümberringi, siit samast Eestist, et ma ei tundnud nagu üldse tegelikult seda, et võib-olla ju väike mässaja tunne oli ka, et ma olen nii eeskujulik terve elu olnud, noh, kiituskirjadega lõpetanud seal põhikoolis ja mis iganes ja kõige huvitavam oli see, et kui ma läksin gümnaasiumist ülikooli, et ülikoolis oli mul paremad hinded ja ma olin nagu ma räägin tollest erialast muidugi, erialasid on ju erinevaid ja pinge, noh, mis iganes. Ma avastasin, et issand, et ülikool on lihtsam kui gümnaasium, et mis teema on. Et midagi valesti, et ei olnud see, et raske oleks olnud, aga lihtsalt nagu ei kõnetanud. Aga jah, seda nagu tüüpilist hirmu võib-olla ei olnud ma ei saa öelda vanemad, mu emal oli ja on siiamaani, aga ta on mingites asjades nagu rahu teinud. Et see on ikkagi see vana hea teema, et ülikool või mitte midagi. Et suguvõsast välja ei visatud õnneks. Et jah. No emad ikka muretsevad laste pärast. Jaa, tõsi. Aga tuleme nüüd natuke sinu sisuloome poole. Su eesnimi on Henri, aga kasutate oma sisuloomes brändi nimega Hensugusta. Kust see nimi tuli? See on, ma ei tea, kas te mäletate esimesi miime, Nainkäega oli siis miimileht nii-öelda ja seal olid esimesed siuksed nagu kriipsujuku taolised nagu näod, miimid, asjad ja siis seal oli siuke miim nagu Me Gusta. Tõenäoliselt sealt see tuli, sest Hensuks kutsusid mind mu sõbrad. Kaalusin ka oma reidi nime, mis oli Henri Pendri. Jumal tänatud, et see ei läinud läbi. Siis oligi see, et mõtlesin, et okei, Hensu ja midagi lõppu võiks ju veel vaadata. Mingi Hensusid on ikka maailmas. Ja siis see kuidagi pängi Hensugusta või. Veel oli Hensu-Pensu oli variant, aga jumal nõust. No. Et jah, sealt sellest mingist lollakast miimist saigi minu YouTube'i ja sotsiaalmeedia nimi ja brändi nimi. Sõbrad ütlesid Hensu varem, kas nad siiamaani ütlevad või pigem ikkagi nüüd juba oma õige nimega? Sõbrad ütlesid mulle Hensu varem. Jumala eest, see on alati see, kui keegi ütleb Hensugusta sõpradest mulle, siis on see vaikus ja kõik vaatavad lihtsalt, et kuidas palun. Et sõbrad ikkagi ütlevad jah, Hensu või Henri õnneks. Et jah, mõlemat. Nagu Hanna ka alguses mainis, siis sul on olnud ka oma show. Kuskilt podcastist ma kuulsin, et sa väga sellest ei taha rääkida, aga räägime põgusalt ikka. Et kes ei tea, siis Hensugustal oli Hensugusta show oli nimi. Ja vahepeal oli isegi Tuleb appi. See pärast. Ja just. Ja see oli Kanal 2. Ja. Sa oled ka päris palju kriitikat sellega saanud. What? Miks või kuidas see nii oli? Ma sattusin väga halval ajal sinna, mis muidugi ei õigusta seda, et ma oleksin mingi väga hea olnud selles, kuigi 2 hooaega oli Hensugustas show'd, seda paljud ei teagi, 2 hooaega tellid, sest vaatajanumbrid olid jumala normid ja ma olin ise sama üllatunud. No. Et siuke klipisaade lihtne, mul on väiksest saadik on meil olnud ja kõige naljakamad koduvideod ja mis iganes on ju. Ja see oligi see, et ma sattusin lihtsalt sinna telesse sel ajal, kui Kristjan Jõekalda ja Teet Margna läksid TV3 üle. Ja siis keegi Kroonika vist tegi uudise, et Hensugusta tuleb asendama mingi Kristjan Jõekalda, Teet Margna. Ma võtan mingi töö ära neilt, et mingi vend Ülenurmest tuleb lihtsalt Tallinna, hakkab klipisaadet tegema poole tunnist ja võtab töö ära kõige suuremal 2 legendil üldse. Et 2 venda, kellele mina alt üles vaatan. Ja see oli nii nonsense, seal oli nii palju mingit hämamist ja kõik kokku ja rahvas läks ka õnge mingis mõttes ja siis oligi see, et issand jumal, keegi ütles ka, et tavaliselt nagu meedias, kui on mingi draama või asi, siis on mingi nädal aega vaata ja siis nagu vaibub ära, tood uued teemad peale. Mul kestis 6 aega see. Nad ütlesid, vau, see on päris hea rekord, et iga nädal tuli mingisugune uudis minu kohta. Ja siis oligi see, et joppenpuh, et see algus oli jah väga isiklikult nagu väga raske minu jaoks, et ma sinna maani oli kõik ainult ülesmäge, ainult positiivne enamasti. Ja siis tuli see krah ja siis sa oled nagu suures meedias ja sinust on uudised ja igast sinu liigutusest on uudised ja väljaütlemisest ja siis oligi see, et üldsus sai nagu kommenteerida sinu kohta või ma ei oska kirjeldada, see oli nii veider tunne.
ja siuke tunne oli nagu terve Eesti vihkaks sind, et nagu, et sa näed nii palju uudiseid, selle uudise alla on 500 kommentaari, et on esiuudis ja siis sinu nägu on seal ja mõtled, oi jumal küll, et nagu sa ei tunne, et sa oleks nagu midagi halba teinud, vaata, mul oleks lihtsalt pakuti võimalust ja ma ütlesin jah, vaata ja siis oligi see hetk, no ma olen sellest varemgi rääkinud, et kus ma olin dramaatiliselt olin voodis, mul oli palavik isegi tulnud vist selle peale ja siis ma olin, et noh, et kas ma tõusen siit voodist üles või ei tõuse, et nagu, et terve Eesti vihkab mind. Aga okei, kui ma mõtlen, kas väike Henri tahaks praegu, kuidas ta praegu, kui ta näeks mind praegu siin ja kui ma ei liigu siit edasi, ta oleks minust väga pettunud, mingi Teet Talgilik, mingi siuke, mingi täiesti imal, aga töötas ja ma tõusingi ja siis ma mõtlesin see, et no kuidas ma lahendan selle või noh, et edasi, siis ma tegingi selle, et ma käisin kõik negatiivsed kommentaarid läbi. Ma otsisin parimad välja, mis mõni väga nonsense. Ja ma kirjutasin mingi solvangu igale kommentaarile otsa, ehk ma nagu nõustusin kommentaariga, aga nagu täiendasin kommentaari niimoodi enda poolt, et see lisas nagu mingi absurdsust, vaata. Ja siis panin oma lähedased neid lugema. Et need olid, kõik sõbrad olid nõus ja pere ka ja ala mingi ema luges kommentaari ette umbes, et selle venna ema oleks pidanud aborti tegema või mis iganes, vaata, särki-värki. Ja siis ongi see, et mingis mõttes ma üritasin tuua nagu, mitte nagu vastutusele võtta, aga nagu, et see vend, kes kommenteerib, et kas sa saad aru, et minu ema loeb seda, et tema oleks pidanud aborti tegema, keegi kõrvaline isik üldse. Et nagu, aga noh, me lahendasime humoorikalt selle ja see läks ja mingis mõttes oli see, et ei olnud kõik ainult nagu ka negatiivne, et sealt läks edasi nagu ikkagi päris normilt, läks see periood mööda ja ma ei tea, väikse löögi sain, aga ma liikusin nii edasi, et oligi see, et ma tundsin, et ma ei ole mitte midagi nagu halvasti teinud, ma ei ole kellelegi halvasti öelnud too hetk nagu, et siis on nagu okei. Ja pärast seal sain ka mõne ajakirjaniku käest hiljem tulevikus vabandati ka, et siis ma olin nagu, oi, ei ole hullu, me kõik teeme vigu, aga samas jah. Aga kas oli siuke tunne ka, et ei, et ma nüüd viskan nagu lusikanurka ja aitab küll, et ma rohkem nagu suren ära või? Lusikanurka. Ei noh, selles mõttes, et ma rohkem ei tee, et nagu aitab telest. Jaa, too hetk oli nagu, see oli nagu väga siuke, no see palavik ei aitanud ka, siis sa veits deliiriumis ka ja mul oli mingi teise asja filmimine järgmine päev vist, et jah, et ikka oli siuke, ma tundsin nagu, et see on see hetk, millest nad kõik räägivad, et see pöördepunkt vaata, et sellest sõltub nüüd, ma tegin selle hästi nagu selliseks millegi pärast, et sellest sõltub, et milline mu tulevik on, et kas ma liigun siit edasi või ma ei liigu ja siis ma otsustasin, et ma teen seda ja muidugi sõbrad, pere, no jumal tänatud neile, et need on ikkagi, keda ma siiamaani pean oma elus kõige olulisemaks, minu katus, et sõbrad, pere ja huumor on see, mis päästab päeva minu jaoks, et väga olulised, jah. Ja enda üle nalja tegemine, no see on see, nagu, mis sa võtad nii-öelda relvad ära tavaliselt, et see on, mida ma videotes ka, kui me räägime kriitikast, ongi see, et ma olen kõik oma nõrkused pannud nii-öelda huumorina nagu naljaga oma videotes välja öelnud. Nagu oma puudused, nõrkused, mis iganes välimuse kohta, olemuse, ongi see, et sa ei saa kirjutada mulle midagi, mida ma ei tea enda kohta. Et sa võtad nagu relvad ära põhimõtteliselt neilt, et okei, kirjuta mingi, sul on see ja see, ma tean, vaata, või lisan midagi juurde. Et ongi see, et siis ta on nagu sa ei hakka vastu vaidlema või mingi ära panema, et ma ei tea. Minu arust, mina vähemalt imetlen hullult nagu seda inimeste juures, et kuidas nad oskavadki iseenda üle nagu nalja teha, minu arust see on hästi oluline omadus, et elus, kui asju nagu surm tõsiselt võtta, siis võib-olla ei ole kõige kasulikum iseendale. Aga kui jätta nüüd kriitika korraks kõrvale ja võrrelda lihtsalt kui tööna seda sisuloomet, mis sa YouTube'is teed ja seda, mis teles teed, siis mis nende kõige suurem nii-öelda erinevus on? Erinevus on muidugi see, et sisuloomes oled sina üksinda, sa oled operaator, sa oled helimees, sa oled fotograaf, sa oled kõik põhimõtteliselt ja nüüd on muidugi see, et ma enam meilidele mina nagu ei pea vastama, et mul on nagu manager juba mitu aastat olnud, et see võtab seda, minu jaoks oli väga stressirohke meilidele vastata või ära öelda näiteks mingitele pakkumistele, ma tundsin nii ebaviisakana, kuigi kiri on väga viisakas, et see on see, et sul on keegi, kes aitab kaasa ikkagi ja muidugi tele juures on see, et
noh, nendel teleprojektidel, mis ma olen teinud, et sa oled seal kaamera ees, sa loed teksti, on ju, võib-olla, kui me räägime Hensugusta show'st, on ju, et sa ei pea midagi rohkem, sa ei pea monteerima, sa ei pea neid asju tegema, aga põhiline, mis ma avastasin see, et sotsiaalmeedias mina olen iseenda ülemus. Mina vastutan kõigest, mis ma teen või mis ma ütlen ja mis mu järgmised sammud on ja seda ei saa keegi minult nagu ära võtta selles suhtes, et ma ei pea kuskile ülespoole teada andma või kui mingi ämber tekib, on just nagu olengi mina olen süüdi, mina ise teen ja mis mu järgmised sammud on. Et see annab mingis mõttes hästi palju vabadust. See on nagu tavatööl käimine, kas sa teed iseenda ettevõtte, kus sa oled iseenda ülemus või sa töötad kellegi all. Ja. Aga mis nende kahte võrreldes kõige raskem oli? Kõige raskem. Hensugusta show'd ma käisin niimoodi, kuna ma olin Tartus, siis oli meil siuke lahe diil, et korra kuus ja ma tulin Tallinnasse ja ma filmisin 5 osa korraga. Ja siis oli neid energiajooke läks, jumal, ma olin bussis pärast mingi lihtsalt, et energiaga seal teha ja lugeda. Enda YouTube'i videoid on ikkagi raskem teha, et sest sa pead iga nädal, noh, viimased 6 aastat on olnud minu elu niimoodi, et sul tekib idee, sa hakkad filmima seda, noh, valmistad ette muidugi, hakkad filmima, siis monteerid kaua aega, paned ülesse ja siis sa alustad uuesti. Ja iga nädal, ja mul on mingi periood, kus ma panin 2 videot nädalas veel, ma siiamaani, ma ei suuda uskuda, kuidas ma jõudsin. Et ongi see, et nagu pidevalt nagu nullist jälle ja nullist ja sul peas pidevalt jooksevad ideed, näiteks eile öösel olin voodis, mõtlen, et okei, nädalavahetusel võiks seda filmida ja okei, ja sotsiaalmeedias okei, TikToki võiks seda teha, et sul on kogu aeg käib nagu töö peas, sul ei ole ju nädalavahetust tegelikult, et on, vähem mul ei ole, et sa oled kogu aeg nagu tööl. Aga samas mulle meeldib see ja ma olen nii ära harjunud sellega, et kui mul mingi aeg tekkis pikem paus, mingi 6 aega või, ma tundsin, et ma vean kõiki alt, et nagu vaatajad ootavad, inimesed kirjutavad, kelle traditsioon on perega maha istuda ja vaadata, on ju, telekas mingi uut videot, on ju, et mis on nagu väga südantsoojendav. Et ma ei kujutaks ettegi, no ongi praegu see, et ma olen nii ära harjunud, et kui ühel hetkel täiesti ära lõpeb, et huvitav, et mis ma siis teen, et mis see nagu väljund on, et sest see on ikkagi väga suur nagu loomeline väljund minu jaoks. Jah. Millal oli esimene kord, kui sa oma sisu eest hakkasid päriselt palka kui sellist siis saama või raha? Minu esimene koostöö, no see ei olnud rahaline, sest et ma sain YouTube'i videos, ma tegin veini joogat, sest see läks kohe sellega kokku. Siis mulle saadeti tol ajal, seda firmat vist võib-olla enam ei ole, aga ütleme, kui sa võtad veinipokaali ja tal on nagu jalg ära lõigatud ja ta ei tamme puidust tehtud nagu see ülemine osa, siis sa paned selle nagu, ja tal on auk siin, ehk sa paned nagu veini selle pudeli peale ja siis saad nagu suur pokaal, täiesti nonsense asi minu arust nüüd, kui ma hakkan mõtlema. Aga see oli minu esimene koostöö, ma mäletan. Ja peale seda on ikkagi olnud niimoodi, et siis on mingi aasta või? 1,5 aastat, sest kõrvalt ma hakkasin ka Instagrami tegema ja koostööd toimuvad ikkagi enamasti Instagramis, mitte YouTube'is. Ja siis Instagramist hakkaski tulema ja aga rohkem siis, kui ma oma ettevõtte tegin, sest et asju ajad ikkagi läbi ettevõtete, kõik arved ja värgid. Ma pakun mingi 1,5 aastat, võib-olla siis tuli alles esimene koostöö. Ja. Aga miks sa seda teed? Miks sa oled sisulooja? Miks ma olen sisulooja? Mis sa saad sellest nagu iseenda jaoks? Oi, algusest peale on see olnud, et mulle nii väga meeldib tekitada ja nagu ma ütlesin ennist ka inimestes emotsioone, et see on nagu, kui sa suudad eestlase juba muigama ajada, no jumal, see on nagu väga ulme tunnustus juba, et selles suhtes, et see on peale selle, et see on ka nagu loominguline väljund, sest mul ei olnud enne seda mitte mingisugust nagu sellist nagu väljundit või nagu mingit asja, mille pärast ma nagu, ma ei tea, kuidas eesti keeles passionate oleksin nagu, et mis mind köidaks, kui ma hakkan mõtlema. Ja see oli nagu esimene asi. Ja see, et ma saan nagu pidevalt katsetada, proovida, failida ja pärast nagu tänava peal või kus iganes inimesed tulevad rääkima ja kuidas mõnel on aidanud võib-olla tema halvema päeva teha natukenegi paremaks, kas või see 5 minutit või 10 minutit, ta unustab nagu oma päevased mured, on ju, ja ma olen nagu sellega tõesti võõrale inimesele nagu suutnud nagu pakkuda midagi sellist. Et see on see, mis minu jaoks on nagu, mille pärast ma seda teen. Jah, issand, jah, on jah.
jah. aga miks sa arvad, miks sa nii edukas oled, just nii edukas, nagu sa oled täna? Noh, tahaks ka teada. Ma ei tea, kas see on nagu, kui ma mõtlen nagu, ei tohi ennast teistega võrrelda, aga võib-olla, ma ei tea, see meielik säälkandi huumor, siuke laadnamen, mul ei ole perfektset elu, et ma olen üritanud algusest peale, issand. Et see oli see, mis mind võib-olla algul eristas ka, et siuke labane Lõuna-Eesti huumor ja samas ka mingi siirus meie kõigi juures võib-olla. Ma räägin nüüd, kui hea ma olen. Ei, ma ei tea, et see on nagu algusest peale on see, et ma olen üritanud olla nii mina, kui üldse olla saan ja seda iga sotsiaalmeedia platvorm. Issand, ma alustasin Instagrami ju tegelikult sellega, et ma nagu mõnitasin ma mõnitasin nagu sellist nagu influencerit nagu või sellist terminit või umbes see, et nagu mis iganes. Aga sellest nagu läks edasi ja nagu ühel hetkel ma sain ise ka selleks, aga samal nagu ikkagi nagu, et kuulge, aga ma teen seda naljaga, vaata. Et nagu inimesed tajusid seda, et ongi see, et nagu ma ei tea. Ma tõesti ei tea nagu, et miks inimesed, äkki ma pakun nalja neile. Ma loodan. Jah. Kui jätta sinu nüüd sisuloome kõrvale ja rääkida sinust kui isiksusest, siis millest sa ennast halvaks pead? Oi, mu ema võiks siin olla, ta paneks sulle listi ette kohe. Millest ma olen laisk inimene? Ma olen mingis mõttes, olen laisk inimene ehk, ma ei tea, koristamises. et ma oskan väga hästi ennast kokku võtta ka, aga enamasti mulle meeldib laisk olla, see on väga halb omadus. Halvaks pean, lubade ära tegemises on ju siin, load on endiselt tarkis, need peaks ära tegema. Mul on väga palju asju, milles ma hea ei ole, aga see ei takista mind. Ma ei teagi, nagu mingit spetsiifilisemat asja, milles ma halb olen. Too üks näide, mida su ema näiteks kohe nüüd ütleks. Kohe nüüd ütleks või? Koristamine on üks asi, ma jätame selle kõrvale, ärme seda ütle. Riided on igal pool, oota, mul käib praegu tema laused käest. Riided on igal pool, kuigi ma elan korteris üldse juba, ikkagi kuidagi jõuab minuni see. Vingu on liiga palju vahel. Issand, ootake. Ei, aga samas ma niidan kõik ära ilusti. Ma tööd teen ära. Ma ei teagi. No ikkagi see laiskus vist. See laiskus on pigem jah, see, mis teda häirib, ma mõtlen praegu, et jah, pluss ta on väga kriitiline minu kõnepruugi suhtes, kui ma on kuskil saadetes või esinemised asjad olnud. Sa ütled seda nagu ja sul on parasiitsõnad ja siis on see, et mingid lõuna-eestilikud mingid sõnad umbes, mida ma kasutan, mida ma ise ei pane tähelegi ja mingid siukseid asju toob kogu aeg esile, mida ainult tema märkab tõenäoliselt, mida mitte keegi teine ei pane tähele. Nüüd märkavad kõik, sest sa ütlesid need välja. Jah, täpselt. Aga ikkagi ennast tuleb kiita ka, lähme hea poole peale. Ehk siis milles sa arvad, et sa oled hea? Milles ma hea olen? Ma arvan, et ma olen viinamarjade kasvatamises hea, päris osa. Oma mingi mitme põõsaga. Ja ma teen praegu sellist nagu varjualust nagu Vahemere kandis on, et ma saaksin seal all kunagi teed või kokteili juua, et see aasta peaks tulema nagu juba katuse moodi. Ma arvan, et ma olen okei videote monteerimisel enda stiili järgi. Sest ma olen ise kõik need asjad õppinud. YouTube'i videote. Ma olen 3 programmi kasutanud nende aastate jooksul. Ühel aastal õppisin 2 programmi ära. Et selles suhtes, et ma olen natukene uhke selle üle võib-olla. Ja ma arvan, ma olen inimestega olemises nagu hea või nagu tavaliselt ei ole mingi pinget või see, et võõraste inimestega või siuke nagu laadna. Või ma ei tea, et jah, ma loodan vähemalt, et issand eestlaslikult üldse ei taha rääkida sellest, milles hea oled ja ennast kiita. Võime edasi ka siis minna. Saame... Next question. See on ju hea, kui sa pigem oskad, tegelikult see osa negatiivseid asju väga välja tuua. Pigem ongi ju hea, kui ennast rohkem kiita saab. Jah, kuigi piirini, muidu lähed ülbeks ära, inimesed arvavad, et sa oled ego, seal jookseb piir. Aga kas on mingi asi, mida sa kahetsed, mida sa ei ole elus ära teinud? Juhiload. Mida ma ei ole ära teinud? Mida ma kahetsen? Okay. Mul oli langevarja hüpe, kuhu ma ei läinud, sest ma arvasin, et ma suren ära ja siis mõtlesin, et ma olen liiga noor selle jaoks.
kuigi nonsense. Me oleme samas paadis. Oleme, okei, tähendab siis ei ole nonsense. Mida ma ei ole ära teinud? Ülikooli lõpetab. Issand, ma ei tea, kas ma midagi nii väga sellised nagu asju, mida ma teinud ei ole, kahetsen. Sest ma olen päris palju asju teinud. No praegu kahetsen seda, et see korteri remont venib nii kaua, sest aega ei ole lihtsalt ja nagu isaga seoses, et kõik küsivad kogu aeg. No kaugel on? Aga lihtsalt me ühist aega ei leia, sest ma ei oska mingi kipsi, põrandat, särki, värki, ma oskan neid lihtsamaid, tapeet ja laminaat ja siuksed lihtsamad tööd teha. Et nüüd läheb lõpusirgel ja issand, ma räägin nagu, see on see, et sa jõuad mingisse vanusesse, kus sa räägidki kinnisvarast, mis on nagu nii siuke täiskasvanulik teema, aga see on kõige väärtuslikum asi, mis sul üldse olla saab ja kui sul on juba nii noorelt midagi sellist, tänu vanematele mul mingis mõttes, mitte mingis mõttes, vaid ongi, et see on nagu nii suur pluss ja ma olen nii uhke ja rõõmus selle üle, sest see on üks stress vähem nii öelda, aga kui sa oled 18, siis on mingi kinnisvara vana inimeste teema. Ei no, head asjad võtavadki aega, nii et ma ei kiirustaks selle korteriga. Täpselt, ma elan seal ühes toas edasi. Üksinda elad siis, ega saabki hakkama. Just. Absoluutselt. Lihtsalt sõpru külla kutsuda ei saa. Tõsi. Rääkida veel natuke saavutustest, siis mis on see saavutus, mille üle sa kõige uhkem oled? Jättes nüüd näiteks korteri välja, sest see on nüüd viimased küsimused läbi käinud. Mille üle ma kõige uhkem olen? Mille üle ma kõige uhkem olen? Kui sa mõtled saavutuste peale, siis mis on see saavutus, mis näiteks esimesena pähe tuleb? No kui me räägime viimastest asjadest, mul tuleb nagu, ongi vaata, need muutuvad ajas, tuleb jälle mingi uus asi, siis jälle uus asi ja siuke level up. Et no tööalaselt on nagu viimased koostööd, mis said nagu väga edukad ja ületasime igasugused lubadused, mis iganes nagu kahekordselt ja sai nagu suur siuke wow, yeah! Et saime nii-öelda kliendile ja mõlemale nii-öelda nagu tekitada nagu jah, mis iganes. Aga mille üle ma tean küll, mille üle ma kõige uhkem olen. No, see ei ole minu saavutus, aga see on minu 2 õde või minu kõige vanem õde, kes oma tantsukooli, Grete ju, asutas oma tantsukooli ja see viimane kord oli siis see esimene lend lõpetas ja ta on praegu 19 ja saal oli rahvast täis ja siis nad tantsisid seal kõik nagu järjest ja ma tundsin sellist uhkust ja mu väike õde tantsib ka seal tantsukoolis ja kui kaugele see tantsukool on jõudnud ja nii massiivselt ja ma tundsin nagu vau, et see väike tatikas on teinud nii palju, et 2 sõbraga koos ja jätkab nüüd üksinda ja käib tööl praegu kooli lõpetamise kõrvalt Tallinnas ja ma olen tema üle väga-väga uhke ja Elerin ka, aga küll ta jõuab veel. Jõuab sinnamaani jõuab veel sinnamaani, et nagu jah, mul on nagu, ma ei tea, vaata viimastel aastatel on siuksed nagu väiksed võidud olnud pigem, et siin on nagu väga palju raskusi ja asju olnud, vähemalt mul oli mentaalselt ja värki, et raskemad aastad, ütleme niimoodi, aga jah, väiksed võidud, aga nüüd on suured võidud. Korter. Suvi algab korter. Jah. On sul mingid siukest, mis su salaretsept on? Mida sa teed? Justusajad. Mis on su igapäevased harjumused, mis sa arvad, mis sind nagu edasi viivad elus? Justusajad. Et kas sa jood nagu iga päev mingit sidrunivett või mul on neid perioode, kus ma käin külma duši all ja siis ma olen seda sidrunivett joonud ja siis ma olen teinud mingid 5 või mingi 15 minutilist nagu mingid, ma tegin joogat mingi periood ja väga naljakas periood ja siuksed, meil kogu aeg muutuvad need asjad, et minu nagu salaretsept, see ilu on loomulik, on ju. Nali. Mul on ikkagi see, et mis ma olen avastanud ka, et mul on vaja seda suhtlust, et ma olen küll korteris, aga ma lähen päeval ikkagi iga päev, ma käin kodus, et nagu oma perega suhelda ja siis räägin oma Tallinna sõpradega igapäevaselt, Marti-Liina siin videokõnega ja käin väljas enda sõpradega, nüüd saab,
et see on see, mis, kui seda kõike päeva jooksul ei ole, et mul on näiteks see, et ma monteerin päev otsa, lihtsalt hommikust õhtuni istun seal, valutan selga ja monteerin oma koopas. Ja siis õhtu lõpuks on see, et nagu tunned, et nagu sa ei oska kuidagi olla ja see on nagu midagi on tegemata olnud. Et see on see, et mida ma pean ja muidugi looduses viibimine, seda ma ikka promon igal pool, ma nii kaifin. Igal pool on loodus muidugi ja Eesti matkarajad ja Eesti on nii ilus, et jah, kalal käimine ja. Me rääkisime hästi palju sinu gümnaasiumi ajast ka, kui sa saaksid midagi öelda 16-aastasele endale tagasi vaadates, siis mida sa talle praegu 24-aastaselt ütleksid? No ma ütlen, see on siis ütleme siuke 9. klass lõpp 16 või see 10. algus. No ma ütleksin praegu, ma tean küll, sest mulle ei meeldinud see, kes ma olin 16-aastaselt, sest minu jaoks muutus maailm, kui ma läksin gümnaasiumisse. Ma läksin maalt linna ja minu jaoks avanes maailm. Ja ma tahaksin öelda, et ära ole nii kitsarinnaline ja ära lase ennast teistest nii väga mõjutada. Et ikkagi teiste arvamuse pealt ja olin nõme ülbe, et ära ole seda, ole sina ise, sellepärast, et see kõik on mööduv, see odav populaarsust põhikoolis, see ei ole mitte midagi, sellega ei mitte midagi hiljem teha, sa lähed gümnaasiumisse ja sul võib juhtuda, et sul ei olegi sõpru, mul oli, aga et ma tegin nagu muutuse enda juures nagu totaalse ja suhtluse kõige poole pealt ja ei olnud enam siuke väike nõmedik. Et jah, ma ei tea, lihtsalt see iga on nagu jah. Ja muidugi, kui me räägime positiivselt, siis on ikkagi see, et nagu julge unistada ja teha ja tee nalja enda üle. Sest et see on väga vajalik tulevikus. Kui me juba sul siin 16-aastase sinu juurde tulime, siis ma küsiksin, mis on näiteks üks asi, mida sa kahetsed, et sa ei pööranud piisavalt tähelepanu või ei õppinud just koolis? Et näiteks on see mingi aine või mingi teooria? Jaa, matemaatika. Tõenäoliselt matemaatika vist, sest gümnaasiumisse ma läksin, mul oligi ainult põhimõtteliselt, mul oli ainult matemaatikaga raskusi, kuigi ma ei olnud nagu rumal. aga mul oli matemaatikaga raskusi ja ma oleks võinud seda teha juba põhikoolis. Pöörata rohkem tähelepanu, et mind huvitasid bioloogia, ajalugu ja muud asjad ja eesti keel tegelikult ei olnudki, ei köitnud mind ja kirjandus, kuni ma gümnaasiumisse läksin. Ma olin põhikooli lõpuks, 9. klassi lõpuks lugenud kohustuslikku kirjandust ainult 1 raamatu, sest meile ei jäetud rohkem. Saad aru? Ja siis ma läksin gümnaasiumisse, kus oli siis kirjandusõpetaja nagu iga periood vaata. Ja see oli nii huvitav, kuidas me arutlesime nende üle, aga siis läks lugemine lahti. Ja siis läks Harry Potterid avastasin ja siis ma järsku mingi I love kirjandust lihtsalt. Et jah, hiljem võivad ka mingid asjad tulla, mis hakkavad meeldima. Okay. Siia lõppu küsiks 3 küsimust ka sinu käest. Kuna meie selle aasta teema on just mina muudan maailma, siis mis on see, mida teed sina täna, et maailma paremaks muuta? Et maailma paremaks muuta? Ma avastasin üks päev seda, et mis on hästi lahe on see, et nagu enda puhul ka, et nii cheesy, aga me ei viska prügi maha. Et nagu mitte keegi väga enam ei viska. Et me oleme nagu kõik kuidagi suutnud selle nagu välja juurida enam vähem. Ma kujutan ette, ma ei tea, mis seal metsade all toimub. Aga kõik need projektid ja asjad, mis on väga-väga lahe. Ma ei viska prügi maha endiselt. Ja ma ei tea, kuidas maailma paremaks muuta nagu. Ise oled harjunud nagu lokaalsemalt tegutsema võib-olla, et ma jälgin, kui me räägime, meil põhiteema on ikkagi kliima ja sõda. Et ongi see, et olla toeks, olla mingis mõttes mingite asjade poole pealt eeskujuks või kajastada. Minu pool on see, et nagu, mida ma tahan, et eeskujuks võib-olla võetakse või mis on nagu inimesed on rääkinud, on see, et nagu suhtumine peresse, sõpradesse, et kõik sealt edasi ja ma ei tea, et ollagi püüda rohkem olla olla parem inimene lihtsalt. Ole parem inimene, sest sealt edasi läheb kõik minu arust. Kui me kõik oleks paremad inimesed, siis oleks maailm palju ilusam koht. Muidugi.
ega alati ei peagi ju midagi nagu suurt tegema, piisab, kui sa, nagu sa ütlesid lokaalselt, et piisab, kui sa kellegi jaoks maailma paremaks muudad vahest. Lähed või lähen? Mine. Teiseks siis küsime lõppu siia, et kes on täna sinu suurim eeskuju? Minu suurim eeskuju? Minu suurim, mul on neid eeskujusid on nii palju sõprade pere hulgas ja ka sisuloojate hulgas ja ka mujal, a la Meryl Streep ja kõik, love her. Issand, ma ei taha poliitiliseks minna, aga praegu ma väga hoolega jälgin ja ma olen üllatunud ja hämmastunud nagu praeguses poliitolukorras ka, mida Kaja Kallas teeb ja tema väljaütlemised ja ma ütlen julgelt, et ma pean teda väga huvitavaks ja eeskujulikuks inimeseks. Mul on täpselt samad mõtted. On ju? Jah. Ja viimaseks siia küsikski, et mida soovitaksid noortel kas kuulata, lugeda, vaadata, et nad saavutaksid enda unistused? Saatke mulle ka. Issand, minu puhul algas kõik TED-talkidest, need on YouTube'is ju kõik olemas, et neid on väga-väga palju, kes ei ole võib-olla kokku puutunud, siis soovitan julgelt avastada neid, pluss on meil ju raamatuid, ühes podcastis käisin ka, kus täitsa pekkis saade, ma ei tea, kas nad on konkurendid või mitte. Täna käis ta meil siin. Jah, Mihkel käis siin, et nad andsid mulle ühe raamatu ka, aga ma ei mäleta pealkirja, nii nõme. Et mis on see ka, nagu need eneseabiraamatud on, aga ta on täpselt niimoodi, et ma ei ole seda algust lõpuni lugenud, ma sain ta mingi üle-eelmine aasta, aga see on täpselt see, et kui mul on need madalhetked olnud võib-olla või on motivatsiooni või on lihtsalt halb päev, siis ma teinekord loen edasi selles kohas, kus mul pooleli jäi. Ja sealt võib tulla mingi mõte või mingi teine mõte. Et see on nagu siuke ongi nagu abiraamat, et see on mind väga-väga aitanud ja podcast, ma kuulan enamasti meelelahutuslikke, sest et mul on natuke nalja vaja igasse päeva. Väga hästi, aga sinuga oli väga meeldiv jutustada, aitäh, et sa tulid. Aitäh, et kutsusite. Ja aitäh kõigile kuulajatele. Kui sulle see meeldis, siis meie järgmisi podcasti osasid saab vaadata iga neljapäev meie YouTube'i ja Spotify kanalilt ja samuti tasuks jälgida nii meid kui ka saatekülalisi nende sotsiaalmeedias.